Täna siis räägin TTÜ äpist Stuunist ja Stuunil on siuke ilus ikoon, millest saab Stuunisse sisse minna. Stuunisse sisse logimine käib läbi Facebooki kasutaja. Kui see on telefonis juba salvestatud, siis on kõik ühe nupuvajutuse kaugusel ainult. Esialgu, kui esimest korda Stuunisse sisse logida, siis esilehel, kus peaks näitama sündmusi, ütleb ta, et sündmusi ei ole. Selleks, et sündmusi endale saada, tuleb liikuda siis siia tunniplaani ja lisada omale tunniplaan. Lisame näiteks sellise tunniplaani nagu informaatikute 6. semester. Tuleb aega ja ongi OIS-i standard tunniplaan sinu telefonis, kust saab siis vaadata kõiki tunniaegu. Rohelised tunnid on siis paarisnädalatel ja sinised paaritutel nädalatel. Nüüd, kui liikuda tagasi sündmuste leheküljele, siis ilmuvad kõik sinu kursakaaslaste lisatud kontrolltööd, eksamid ja muud ainetega seotud sündmused. Nende peale saab nagu klikkida. Ja siis tuleb ette kontrolltöö info, millal see on, kus see on, ja samuti saab siia lisada kommentaare. Kirjutame siis siia kommentaari, et lahe. Ja seda saab see lisada. Nii, kui siit nüüd siis tagasi minna, see on siis jälle see sündmuste põhilehekülg, siis siit üks lehekülg paremale, ehk siis see kõige parem on tunniplaan. Siin tulevad siis kõik sinu selle semestri ained on siis siin kooli tääbi all. Samuti saab siia sisse minna. Siin all on siis konkreetse sündmuse, konkreetse õppeaine sündmused. Siin vasakul pool on info, mida hetkel küll ei ole veel. Samuti siit alt saab siis, kui otsida üles näiteks mõni teine tund või aine, mida sa tahaksid jälgida, siis on võimalik siit jälgida seda ühesõnaga. Siit on siis võimalik lisada sündmusi, kirjeldades ära, mis on sündmuse nimi, millal ta aset leiab ja kirjutada ka siia mingisugune lisainfo. Nii, ja samuti on võimalik siin paremal sündmusi kommenteerida. Tudengid äbi all on siis, tulevad siia kõik TTÜ tudengiorganisatsioonid ja muud erinevad organisatsioonid, mis on TTÜ-ga seotud. Näiteks võttes lahti siit TTÜ filmiklubi. Filmiklubil veel ei ole küll oma sündmusi üles laetud, aga nad saavad seda kindlasti teha, et siia tulevad siis sündmused, kuhu saab samuti sisse minna. Siin on siis filmiklubi väike info ja siin paremal on samuti kommentaarid, saab kirjutada filmiklubile midagi. Nii, kui nüüd lähme siia pealehele tagasi, siis vasakule liikudes jõuame me uudistevooni, kuhu hakkavad siis tulema tudengite kesksed olulised uudised, mis ülikoolis toimub. Uudisesse saab alati sisse minna. Siin on siis uudis ja uudis saab kindlasti kommenteerida. Nii. Siis saab kindlasti vaadata, et äkki on uusi uudiseid tulnud allapoole sikutades. Ja kui me liigume siia kõige vasakule, siis siin on TTÜ sööklate menüüd, et võtame näiteks esimese korpuse. Siin saab siis valida, mis päeva menüüd sa soovid. Siin on söökla kohta väike info. Saab kommenteerida, et juhul kui leiad sööklast mõne juuksekarva või midagi muud huvitavat, mis seal olema ei peaks. Või jätta ka jälle positiivse kommentaari. Et teisipäeval võib vaadata, et siis teisipäeval võiks selliseid asju süüa saada. Kuigi need andmed veel siin hetkel päris õiged ei ole, ootame hetkel TTÜ IT-osakonna järgi, et nad meile selle teenuse teeksid, kus me saaks seda küsida, kuid varsti kindlasti see peaks valmima.
See olekski esmapilgul siis kõik, mis meil hetkel valmis on. Et tulevikus siia tunniplaani vaatesse tuleb veel võimalus teha omaenda spetsiaalset tunniplaani ja siis automaatselt siis kõik ained, mis siin tunniplaanis on, lisatakse siia kool tab'i alla, kus siis hakkavad ilmuma pealeheküljele siis kõik üritused. Siia ürituste ja ehk siis sündmuste lehekülje alla hakkavad tulema ka kõik siin tudengiorganisatsioonides üritused, näiteks, et kui mulle meeldib TTÜ Kultuuriklubi, siis siit info tab'i alt ma võin seda jälgida ning kui tulevad siis Kultuuriklubil mõned kihvtid peod, on võimalik see info siit lehelt, esilehelt kätte saada. See ongi kõik.